Telia Turvanet on nagu su praegune kontori-internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse internetikuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee/turvanet. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, head kuulajad, käes on 16. november ja meil on digitunnis aeg jälle vaadata otsa tehnoloogia uudistele viimasest nädalast. Meil on täna saatejuhid traditsioonilised Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja meil on külas Meelis Väljamäe ja Imre Nõmmik Elisast. Ja me tänase saates võtame ette esiteks Apple'i uued süle- ja lauaarvutid, mille sees tuksupuhi uus protsessor. Apple'il on väljas ka uus macOS, mis vähemasti minu arvutisse on installitud ja saan esmamuljeid jagada. Ja üha rohkem teenusepakkujaid on liitunud riikliku toetusega, mida saab veel selle kuu lõpuni taotleda, et siis endale kiirem internet saada sinna, kus seda praegu ei ole. Google paneb kinni ühe tasuta teenuse, mille kasutajaid ka Eestis, ma arvan, on väga palju ja see puudutab paljusid meie saate kuulajaid. Aga saate teises pooles võtame ette pika nimekirja tundmatutest, kuid väga populaarsetest telefonitootjatest ja arutame, millised neist on midagi väärt ja millised on midagi vähem väärt. Digitund. No nii, hakkame siis digitunniga peale ja tõesti eelmise nädalal tulid lõpuks välja väga kaua oodatud uued Maci arvutid, mis on tähistavad uut põlvkonda selle arvutitootja ajaloos kindlasti, sellepärast et Apple on nüüd nende arvutite näitamisega sooritanud või vähemalt avalikult alustanud uut põlvkonna vahetust protsessori arhitektuuris. Tegu on siis sellist 3 masinaga, mille sees on Apple'i enda disainitud ARM arhitektuuril põhinev protsessor, mis kõik on hästi tehniline ja arvutid näevad välja nagu ikka nägid välja ja teevad samu asju, aga me püüame seletada, miks on see tegelikult päris oluline hüpe. No kes tahaks alustada öelda, mis asi on ARM ja miks see protsessor on ma ei tea, kas me peame nii sügavale minema, aga no põhimõtteliselt Apple nüüd sisuliselt on seal, ütleme, väikese ilustuse ja teatud terve hulga tärnikaste ja mööndustega me võime öelda, et Apple'i arvutites on nüüd samasugused protsessorid nagu nende telefonides ja iPadides. Ainult et võimsamad. Me täpselt keegi ei tea, kui võimsad, aga no need numbrid, mis sealt lava pealt on ju läbi käisid selle esitluse ajal, et neid on isegi mõttetu siin kordama hakata. Aga ei ole tegelikult ju mitte midagi. Nojah, aga nad ütlesid, et uue MacBook Airi sees olev protsessor on kiirem kui mis oli 98% eelmisel aastal müüdud Windowsi sülearvutites näiteks. Aga jäeti mainimata, et mis arvutites? Nojah, aga see kõik maailma arvutid kokku. Aga ma arvan, et me võime oodata, et nad on, Apple selline kordades kiirem käis nagu kogu aeg läbi. Et mingis ühes, teises, kolmandas asjas. Et nad panid selle ootuse märgi väga tugevalt maha, et need protsessorid on nüüd kordades kiiremad. Ja siin puhul muidugi ei maksa unustada, et see kehtib ainult mingisuguse 1-2 Apple'i enda äpi kohta, millega nad testinud on. Eks? Et kõik kolmandate tootjate soft on ju tegelikult, seda seal benchmarkides ei olnud. Ja see on meil ka läbi testimata. Ja samal ajal siis on aku vastupidavuse numbrid läinud hüpetega üles. MacBook Air ja nüüd see MacBook Pro on, me räägime seal juba Pro puhul ligi 20 tunnist veebi surfamise ajast, mis põhimõtteliselt tähendab sellist, ma arvan, paljude inimeste jaoks 2 päevast see arvuti aku vastupidavusaega või hakkab kindlasti, ma arvan, jõudma sinna, nii et sa hommikul lähed arvutiga kodust välja ja ei pea laadijat kaasa võtma. Nii nagu sa lähed, ma ei tea, näiteks täis iPadiga, kui mõni käib, tavaliselt ei võta laadijat kaasa. Aga jällegi see on ka, et me ei tea, et kas nad tõesti kestavad nii kaua ja mis tingimustes, kui palju näiteks 25 lahti olevat Chrome'i või Safari tääbi võtab energiat ja et hästi palju on sellist tundmatut ruumi, aga ütleme, märk on maas, et kõik on läinud kordades paremaks, kordades kiiremaks ja aku, mitte nüüd 2 korda paremaks, aga seal ütleme 30-40% tundus küll, et panid reaalselt nagu otsa. Saab näha.
Ja huvitav on see, et need esimesed protsessorid toodi välja mitte sellise nii-öelda, kuidas öelda, mõne natukene nišima mudeli peal, vaid esimesena nende kõige enim müüdumate arvutite peal, ehk siis milleks on muidugi MacBook Air, kõige soodsam sülearvuti, kus siis ka tegelikult ilmselt kõige parem neid selle uue protsessori arhitektuuri nii-öelda trumpe nautida, ehk siis seal on vähe neid kasutajaid, kes nõuavad väga eritarkvara, väga spetsiifilist mingisugust, ma ei tea, disain, heli, töötlus, graafikatöötlus, vaid selline baas, kontori tarkvara ja brauser. Ja sul on tähtis see, et sa saaks sellega töötada rahulikult pärast ärkamisest magama minekuni. Et see tegelikult see pata aku kestvus muudab seda kasutusstatistikat nagu rohkem telefoni sarnaseks või tõesti nagu sa ütlesid iPadi sarnaseks, et sa laed siis, kui sa magad, on ju. Ja kui ma need Apple'i numbreid vaatan ja usun siis mulle tundub, et selle Airiga võiks rahumeeli hakata tegema vaatajate asju, mida tehakse mingisuguse iMac Proga või siis suure laua iMaciga, et kiiruse poolest teoreetiliselt nagu... No tegelikult on ju seal mõlematel sees sama protsessor nii Pro'l kui Airil, eks lihtsalt vahe on sellest ühel ventilaator ja teisel ei ole, eks üks Pro saab joosta kauemalt kuuma nagu Air. Just, aga piik on neil suhteliselt sarnane. Aga mis on huvitav on see, et kui vaadata nüüd poodi, kas või Apple'i enda veebipoodi, siis MacBook Pro puhul jäid ilusti müüki ka kõik vanad mudelid, vähemalt mingi valik neist sellepärast, et näiteks sellel uuel M1 kiibil, see ei ole protsessor on ainult üks jupp seal sees, vaid see kiip sisaldab ka igasugu teisi, on see graafika, tuumad ja muud. Seal sees on ainult väga piiratud hulk mälu, on 8 gigabaitise mäluga arvutis. 16 saab ka tellida. Tõsi, oli, aga näiteks suurema nõudlusega Pro kasutajad, kes tahavad 32, siis lihtsalt nemad peavad tellima vana Inteli arhitektuuriga masina. Et seal ei ole võimalik seda uut, et on ikkagi üsnagi piiratud valik jäänud. Ja see on huvitav, mis Meelis ütles, ma tahaks tähelepanu juhtida, et sisuliselt kõigis nendes 3 arvutis, mis välja tuli, uus Air, uus Pro ja uus laua, siis see Mac Mini, eks. Neil on täpselt sama protsessor sees. Apple ei ole öelnud, ma ei tea, Meelis paranda, kui ma eksin, aga siiamaani mina ei ole näinud, et kas need protsessorid jooksevad ka sama kiiresti, et kas need gigahertsid on kõigil samad? Ei ole näinud jah, nagu ma kujutan ette, et ilmselt base on neil sama ja võib-olla siis peak on Pro'l suurem, kuna ta on aktiivne jahutus peal. Ja erinevus siis tundub olevat see, et need Pro ja Mac Mini on jahutusega ja MacBook Air jahutab ennast läbi korpuse ise ja seal puhul on see küsimärk, et me ei tea, esiteks me ei tea, et kui kaua nad lubavad sellel protsessoril nii-öelda kõvasti töötada, seal kuumalt töötada selle MacBook Airi sees, ehk et kui kiiresti ta hakkab jalgu jääma, sel juhul kui palju nad peavad selle protsessori aeglasemaks tooma ja kolmandaks me ei tea, et kui kuumaks tegelikult see MacBook Airi korpus nii-öelda tavaliste, ma ei tea, veebis surfamise ja ma ei tea, Exceli kasutamise ajal läheb, sellepärast et praegune Air, mis on Inteli protsessoritega, kannatab väga tugevalt selle all, et kuigi seal on jahuti, siis minu meelest lähevad nii kuumaks, et sisuliselt mina ei olnud nõus seda kasutama. Aga selliseid küsimuse kohti on nagu palju. Saadavus on 2-4 nädalat ja mis on minu jaoks tegelikult pettumus, aga väga timmkukilik, on see, et nagu ka Hans juba ütles, et välimuselt on kõik sama. Sisuliselt mitte midagi ei ole muutunud. Et oleks võinud ju kasutada seda juhust, et me toome ägeda protsessori ja ühtlasi me toome oma sülearvuti disaini sealt 2015. aastast tänapäeva. Et Apple'il on ikkagi need ekraaniservad on suured ja kõik on need on giftid ja ilusad, aga kui me vaatame siin, mida Dell teeb ja ma ei tea, HP ja teatud määral isegi Lenovo, aeg on edasi läinud. Aga see oli natuke pettumus. Tim Cook jätab selle, ütleme sellise paari aasta pärast, oled sa uuesti sunnitud välja vahetama. Aga see on Apple'i stiil ju, et panna uus telefon vanasse korpusse ja müüb samamoodi. Müüb samamoodi, jah. Ei pea hakkama masinaid ringi tegema. Ja veel üks asi, millele tähelepanu juhtida, et Pro küll tuli, 13-tolline Pro, aga see on see lahjem Pro. Ehk Prosid on teatavasti 2 tükki, on 2 USB-pordiga ja 4 USB-pordiga. Ja tuli ainult see 2 USB-pordiga. Nii et 4 USB-pordiga uue protsessoriga Maci arvutit ei saa. Ja jällegi, ma arvan, paljud inimeste jaoks ei tähenda midagi, aga ma võin lihtsalt öelda, et kui sa ühte auku torkad laadija, teise auku torkad veel midagi, ja siis sa oled tõeline Pro on ju ja avastad, et nüüd ma tahaks 3. ja 4. auku ka mingi, ma ei tea, välise helikaardi või mikrofoni või midagi panna või mis iganes asja, siis sa ei saa. Ei no kui sa oled Pro, siis sa kasutad dokki ikkagi seal taga. Ja mingit donglit. Ja. Seda küll, aga tegelikult on see loogiline, et nad praegu võtavad selle kasutajate suure massi ette lihtsama Proga ja Airiga,
kellega siis teha läbi see kasutusharjumuse muutus ja väiksed need nurgad maha lihvida, mis on selle tarkvara uue põlvkonna vahetusele läheb. Ja küll siis saab varsti valmis ka kõik, ütleme, niši tarkvara, mis vajab ümberkirjutamist selle uue platvormi jaoks ja siis on, ütleme, valmis ka see rohkem nišim riistvara, nagu need väga suurt jõudlust pakkuvad Prod ja muud masinad. Sest ka iMac ju näiteks, praegu ei olnud sellest midagi. Mac Mini, kes kasutab veel Mac Mini, on ju? See on nagu, seal kasutatakse vist pigem kodus meediamängijana, mõned kasutavad teleka all või midagi sellisena. Nüüd on eriti jõhkralt võimas meediamängija tuleb sellest. Aga kui meil on praktiline saade, siis ma küsiks siia lõppu kõigi kolleegide käest, et kas kellelgi on plaanis või kas teie arvate, et kes täna näiteks kasutab Maci sülearvutit, et peaks minema praegu vahetama? Mina vaatasin selle esituse ära ja ma väga nagu tahaks seda proovida, aga mul on seal nagu küsimused, et alati uue protsessoriga tekib mingid tagasilööke nii-öelda töötarkvaras, et kas mul seal Teams töötab ja kas mul seal Outlook töötab ja kas mul mingid driverid töötavad, et see on kõik ju teadmata osa veel üldse. Mina arvan, et mul ei ole nagu põhjust minna vahetama, aga kui olles selline baasvajadustega kasutaja, kes kasutab brauserit ja võib-olla natukene kontori tarkvara, siis oleks väga kihvt osta see uus masin ja vaadata, kui palju kiiremaks ja palju akut rohkem välja pigistada saab uue masinaga, et see on pigem nagu positiivne asi. Aga et nüüd spetsiaalselt vana maha müüa ja uus osta, ma ei näe, et see veel on see nagu hädavajalik. Järgmise 2 aasta jooksul kindlasti, kui me oleme nagu selle tarkvara arhitektuuri vahetus on nagu lõpule jõudmas, et siis võiks olla uues laines juba. Meelis. Ja et mind ka põhiliselt huvitab ikkagi intellektuaalselt, mida nad teha suudavad ja kui hea nad tegelikult on, aga omale osta lähema aasta jooksul kindlasti ei kavatse. Minu jaoks on see küsimus, et tegelikult mida ka Imre õigesti, ma arvan, minu jaoks nagu õigesti välja tõi, et me teame, on ju, et Apple'i enda tarkvara töötab seal. Safari jookseb ja meil tuleb lahti, eks ole, ja muud kõik asjad saab tehtud. Ja ma isegi olen valmis uskuma, et see nende vana arhitektuuril põhineva tarkvara tõlkimissüsteem enam-vähem täitsa töötab või võib-olla töötab isegi päris hästi. Aga mul jääb selline lõplik nagu kahtlus, on ju, et aga kas mu mingi X programm, mille ma avastan arvutist ja mida mul on tegelikult nagu vaja kasutada ja ma olen võib-olla 10 aastat kasutanud ja ma ei pane teda tähele, et see on täpselt selline hetk, kus see X programm võib öelda, et ei, et ne ei saa, mina ei tööta või et tõesti, et mingi printeri driver umbes ei tööta või et see on esimese põlvkonna tehnoloogia ja ma ütlen, et ilma mõjuva põhjuseta ma esimeste hulgas ei tormaks sinna küll seda. Aga teeme siia kohta pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja jätkame veel korraks juttu uutest Apple'i arvutitest, nimelt kui riistvara toodi maailma ette eelmise nädala alguses, siis neljapäeval tuli välja ka uus operatsioonisüsteem Big Sur, uus põlvkond siis macOSi operatsioonisüsteemist ja see on vist suurim uuendus, sellel on see, et ta toetab uue protsessoriga arvuteid, on peamine. Aga ma saan aru, saate alguses ütles Henrik, et tema on seda juba katsetanud, no jaga meile siis esimesi muljeid, kuna mina ei ole riskinud seda endale veel peale panna. Et kas on minul on siis... see, ma kasutan väga kriitilisteks ülesanneteks Windowsi lauaarvutit ja seetõttu ma julgesin selle oma sülearvutile peale panna, et ta on selline 20% ajast kasutuses masin, mille taha otseselt midagi seisma ei jää. Ja minu jaoks kõige suurem muutus on ikkagi see väljanägemine, et sisuliselt on ikkagi arvutist saanud iPad. Et need on iOS-i ja nüüd macOS-i kõik väljanägemine, kujundus ja mingis hulgas isegi nagu loogika on väga-väga sarnaseks muutunud. Ja iga jumala element, mis sinna macOS-i ekraanile on toodud, kisab tegelikult selle järgi, et puuduta mind sõrmega. Ehk, et mulle tundub, et need kaua oodatud puutetundlike ekraanidega Macid ei saa olla kaugel. No neil ei ole mitte mingit põhjust tuua sisuliselt iPadist peaaegu üks-ühele üle kasutaja elemente. Kõik nupud on suured ja kõik on selline lame ja valge ja paljas seal enam-vähem, et töntsakas sõrm saab nagu pihta. Ja ma tean, et minul läks ikka paar päeva aega, enne kui ma väga täitsa ära harjusin selle uue kujundusega. Alguses tundus küll kuidagi nõme, et see ei ole ju macOS, et see ongi iPad ja ta on selline värviline ja isegi mänguasjalik, aga
aga kui sa nüüd küsid, et kas ja mis seal nagu sisuliselt mingit sellist uut on, milleta ma ei saaks edasi elada, et siis ma jään sulle küll vastuse võlgu. Minu arvates ta töötab, näeb naljakas välja, sellega harjub ära ja millalgi niikuinii tuleb sellele üle minna. Et ma rohkem ei oskagi midagi öelda selle kohta. No ka selge, siis saime teada, et kui keegi tahab mõnusat iPadi elamust arvutis, siis see Big Sur. Aga kui on kriitiline tööarvutis, ma ei soovita panna. Lasta vähemasti pool aastat tiksub ja tuleb välja 1., 2., 3. paranduspakett. Nii on. Vaatame siis uudised edasi ja hõikame välja väikse uudise täienduse, mis teemale, millest me rääkisime mõned nädalad tagasi, või isegi 6 aega tagasi. Nimelt riik annab siis läbi Tarbija ja Tehnilise Järelevalve Ameti toetust kuni 300 € inimese kohta selleks, et saada omale kiirem püsiühendus kohta, kus praegu kiiret ühendust ei ole. See on siis mõeldud selline ühekordne toetus, et liituda mingisuguse kiirema võrguga ja esialgu me seda vist oktoobris rääkisime sellest, et see novembri lõpuni on selline taotlusvoor avatud, peate ttj.ee lehele minema ja sealt vaatama infot, et kes teie koduküla juures seda võiks pakkuda, siis uuendus on nüüd see, et on ka 2 suuremat üleriiklikku telekomi sellega ka liitunud, ehk siis nemad pakuvad selle toetuse taotlejale võimalust saada ühendust läbi nende võrkude, need siis Elisa ja Tele2. Ainukesena siis Telia on kõrvale jäänud. Et see on selline väga regionaalne asi, et kes sõltub sellest, kes kus asub, mis ühendustel sinna praegu parasjagu on, kas tal tuleb mõni kaabel kodulähedusse või ei, aga valikut on igatahes rohkem ja suured üleriiklikud telekomid on ka kohal, nii et tasub igatahes järgi vaadata. Välja arvatud Telia, kes ei tahtnud minna sinna. Ütles, et seal on küsitavusi. Kas sa tead need küsitavusi? Ei tea. No Telial on ilmselt... Imre teab, aga ma ei tea, kas ta tahab ja saab rääkida küsitavustest. Teie läksite sinna sisse? Ma Telia kohta ei oska midagi öelda. No igatahes 300 € ootab ja kellel ei ole kiiret internetti, siis saab seda taotleda. Mina isiklikult võin öelda, et ma taotlusin oma maakodule ja kas see ka töötab, kas sellest kasu on? Ma tean, ma selle raha eest fiiberoptikat ei saa maale, seda ei tooda mulle kohale selle raha eest. Aga mis sa saad siis, kas sa tead või? Ma veel ei tea, aga ma arvan, et ma saan kas Elisa või Tele2 mobiilse interneti, mida müüb edasi mõni seal kohalik külamees oma OÜ kaudu. Aga sa saad ju ühesõnaga tegelikult sa saad mingisugused seadmed, ega nad siis ei hüvita sulle seda kuupaketi mingit osa ju? Ei, seda ma ikka ise maksma kuuteenust, aga nad siis nii-öelda panevad selle tehnika üles, et sa saad näiteks maakohas, kus inimesel näiteks on praegu, ma ei tea, kodus Wi-Fi ruuter või siis 4G ruuter, siis pannakse vähe võimsamad antennid ja suundantenn või siis LTE antenn, millega saab võimsama, stabiilsema andmeside. Ühesõnaga, et tõenäoliselt see tähendab Elisa puhul seda Huawei kopsikut, Imre, või ma ei tea, kas sa oled kursis selle poolega? No sinna poole ta läheb jah, et õue ruuteri siis, ütleme siuke soetusmaksumus. Aga see Huawei kopsik ongi seal ju 200-300 kandis niikuinii, kui sa ostma lähed, minu meelest. Ja ma olen seda ise, selle klient olnud päris pikka aega, saan ainult vähemasti, ma ei tea, mida Tele2 paneb, aga kui need Elisa Huawei kopsikud pannakse, siis see on küll väga hästi stabiilne ja väga hea lahendus, et sisuliselt ei ole ruuter isegi restarti vahenud aasta aja jooksul, et kõik käib. Võib-olla ta restartib ennast ise, kui ma ei näe, ma ei tea. Aga igatahes minu vaatest on alati, kui ma arvuti lahti teen, on internet olemas ja probleeme ei ole. Et kui keegi mulle või sulle Ants või mõnele kuulajale kinni maksab selle, et see asi pannakse püsti, siis aga miks mitte? Ja minu arust on see nagu selline tagurpidi lahendus, et minu arust vajaksid toetust just need kohad, kus operaatorid küsivad ühenduse üles panemiseks 10 000, kui siin mõnes kohal juhtub, eks ole, aga see 300 ilmselt seda inimesed kõik leiaksid. Et hättavad ikkagi need kohad, kus lihtsalt see ei ole nagu operaatorile kuluefektiivne ja siis küsitakse ulmesummasid. Selle peale peaks riik hoopis rohkem vaatama. Ja, ütleme, tegelikult on ka see on küll suhteliselt väike raha, mida sa kulutad seal, aga ta on ikkagi lühiajaliselt kulutatud raha, et mul on raske ette kujutada, et erinevad fiibrist on ju, mida me võime kasutada 10 aastaid pärast seda, kui me oleme selle raha välja käinud, et siis olgu ta Huawei kopsik või kelle iganes kopsik, et ta sul veel 10-15 aasta pärast selle raha eest midagi teeks. Et see on selline kiire odav 4 aasta küsimus pigem. Vot nii, aga me läheme siit pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund läheb edasi uudistega ja enne kui me tegelikult jõuame võtta ette oma pikema teema selles saates, kus me vaatame rohkem ja vähem tundmatuid telefonitootjaid, siis halba uudiseid on tuua Google'i poolt. Ja eriti nendele inimestele, kes kasutavad Google'i pilve selleks, et varundada oma fotosid. No ütleme, meid on siin 4 saates. Kas teeme kiire küsitluse, mitu protsenti meist kasutab Google Fotos teenust? Mina kasutan. Mina kasutan. No, no nii, 100%. Võimas. Ja halb uudis on siis see, et kui seni lubas Google sinna fototeenusesse laadida piiramatul hulgal kõrge kvaliteediga pilte, millele vist maksimaalne resolutsioon 16 megapikslit, siis nüüd enam ei ole. Piiramatu ruum sai otsa, internetis lõppes ruum ja nad ütlesid, et maksimaalselt 15 gigabaiti. Pidu lõppes ära. No tegelikult tuleb maksma hakata lihtsalt, et see on selline naljakas süsteem on neil tehtud, et see muutus hakkab kehtima järgmise aasta 1. juunist ehk pisut üle poole aastane aega ja ühtlasi see 15 gigabaiti hakkab ka lugema järgmise aasta 1. juunist. Nii et kui sa lähed täna vaatad, et mul on mingi 14,8 juba kasutatud, et mis nüüd saab, midagi ei saa. Et kõik need, mis on enne seda kuupäeva laetud, jäävad nii-öelda selle tasuta, ma ei tea, paketi siis sisse. Aga kõik, mida sa laed siis alates järgmise aasta 1. juunist, kui 15 gigabaiti saab täis, siis Google hakkab raha küsima. Ja tuletan meelde, mina muide olen maksev klient, sellepärast, et mina tahan, et seal on 2 nagu taset, et sa kas laed oma fotod üles jutumärkides originaalkvaliteedis või siis jutumärkides kõrges kvaliteedis. Ja see kõrge tähendab seda, et Google on ise tõmmanud, pakkinud ja natukene väiksemaks teinud neid fotosid. Ma arvan, et seal märkimisväärselt vahet ei ole, aga mina olen kogu aeg tahtnud, et läheks originaalina ja siis kuna ma niikuinii Google'ile pilveteenuse ruumi eest maksan, siis see läheb sinna sisse, nii et mina olen vähemasti maksev klient, ma ei tea, kas teist keegi on? Natuke teistmoodi, et mina Google ei maksa, kasutan seda sama tasuta ruumi, mida nad pakuvad praegu veel, aga ma maksan Microsoftile ja kuna ma Office'ist nagu nii maksan, millega tuleb kaasa 1 terabait pilveruumi, mida on päris palju, siis minu kõik pildid jooksevad ka muutmata kujul Microsofti pilveks, mul on nagu 2. Puhtalt sellepärast, et kui ühe või teisega midagi juhtuma peaks, siis teine on alleseks. See on muide väga hea telefonisid jooksevad, net on tänapäeval odav või tasustaks, võid kui panna Wi-Fi üles laadima, nii et selles mõttes tas olla see backup. Aga sul käib siis läbi OneDrive'i äpi see, ma saan aru, jah? Just. Okei. Sest ma olen kogu aeg mõelnud, et ma otseselt ei karda, et Google'i, ma ei tea, et see datacenter, kus minu fotod on, põleb maha. Kuigi seda võib ka juhtuda, et neil ei ole mingit... Ma arvan mitmes, ma arvan. Ei, jah, seda küll, aga see on küsimus pigem selles, et Google on ennegi teinud nagu lolli otsuse, et mingi mõtet kustutab see konto ära või sa ei meeldi tal ühel hetkel enam. Just, see on kõige suurem risk, jah. Ja ma olen täiesti kaitsetu selle ees, et blokitakse konto ja siis käia tõesta, et mina olen mina, sest mul tegelikult on terve elu on seal Google'is ja see on see nagu probleemne koht. Kuulge, aga mis see nõuandeni me nüüd jõuame? Selle asemel, et ma mõtlesin, et me jõuame nõuandeni, et kui tahate head teenust, siis makske Google'ile, aga me vist jõuame nõuandeni, et makske 2 teenusepakkujale. No, makske vähemalt 1, teist või tasuta kasutada, kui teil sellest piisab. Ma ei tea, Imre, kas sina oled olukorras, kus sul on tööandja mingisugune pilveruum telefonis või? No jah, ma olen võib-olla sellises keerulises, et mul nagu isiklik elu jookseb nii Google'isse kui Microsofti nagu meeliselgi, aga siis mul on veel lisaks nagu tööpilv ka. Jah, no mul on ka lisaks tööpilv, mis on ka Microsofti oma, nii et mul on ka telefonis 2 OneDrive'i kontot. Aga sinna ma ei pane, jah, sest see ei ole minu isiklik. Pole vajagi, tööandja asi on ikka tööandja asi ja isiklik asi on isiklik asi. Aga sa vaatad oma terabaiti selle mõtled, et see ju on, aga ühel hetkel võib ikkagi tööandja öelda, et sinu konto on nüüd praegu blokeeritud ja ei töö on ju. See on üks asi, et me ikka lahkume ja vahetame töökohti ja teine asi on see, et paljudel tööandjatel on ka poliisid, mida sa tohid nende pilves olevate andmetega teha ja mida mitte, mida sinna laadida. Seda peab ka kindlasti silmas pidama, et see on kindlasti lepingutes kirjas. Igasugust jama ei ole mõtet tööandja pilve panna. Töö ja eraelu tuleks kindlasti lahus hoida, aga kas või eratarbijana on see äärmiselt peavalu tekitav, kui ma nüüd mõtlen, et ma tahaks Google Fotosest ära kolida, aga pilve vahetamine on tehtud selliseks, et ma võiks 2 nädalavahetust broneerida ja siis ma hakkan kuhugi neid tõmbama alla, üles laadima, vaatan ühilduvust ja ma viskan lusika nurka, et ma ei tee seda. Google Fotosest minu meelest saab need zipidena kätte, kui ma õigesti mäletan. Ma olen kunagi teinud seda, et ma laadisin sealt kõik asjad alla
ja siis ma saab sain jah, portsu aga faile. ta on piinarikas ikka. Ja siis sa pead teistpidi on ju need umbes lahti pakkima ja sinna Microsoftile oma selle vanad fotod nii üles laadima. Et vahepeal lähed ostad välise kõva kette, kuhu sa need lahti rullid ja siis hakkad üles laadima. Tegelikult see on hea mõte, ma mõtlesin praegu vaadata, et palju mul, kas ma näen kuskilt. Mul on väga pikk fotoarhiiv Google'is ja pisut alla 200 gigabaidi, nii et arvestades tänapäevaste arvutite kõvaketta mahta, siis ma tõenäoliselt ei peagi isegi minema välist kõvaketast ostma. Ma oma fotode mahtu ei tea, aga ma tean seda, et mul on OneDrive 1 terast on mingi 470 on kasutusel koos kõik asjad, mis mul on, pildid, videod ja muud dokumendid. Wow. No, selles mõttes mingisuguseid filme või asju muidugi seal ei hoia, et pigem mingid kunagi kaameraga või fotoga tehtud koduvideod ja siuksed asjad. No vot nii siis, ühesõnaga tegelikult see, mis siit välja tuli, et tasub mitte ühes korvis hoida kõiki oma fotosid, vaid 2. Pluss endale aeg-ajalt alla laadida. Et ei ole halb mõte. Aga lähme siis Ants oma põhiteema juurde või? Ja me lubasime rääkida sellest, et küsida meie külalistelt ka nõu ja hinnanguid, et millised nendest pikast rivist telefonitootjatest, keda meil tänapäeval Eesti poodideski näha võib, kes nad päriselt on ja kust nad tulevad ja mis seal on, et me kõik teame Apple'it, Samsungit, keda me veel teame, Sony, LG, Huawei, aga tegelikult on nimekiri palju pikem. Minu tekkiski siin vahepeal selle teema üle mõeldes nagu see intrigeeriv küsimus, et mis asi on siis tegelikult tundmatu telefon või tundmatu tootja, et kas Asus on tundmatu tootja või kas näiteks HTC on tänapäeval juba tundmatu tootja? Ma arvan, jah. HTC noortele on täitsa tundmatu tootja. Just nimelt. Ja ma vaatasin ka näiteks, see Asus ja Lenovo näiteks enam-vähem Meelis lähevad vist samasse auku, eks ole, et telefon, aga näiteks ka ütleme telefoni tootjatena on nad minu jaoks suhteliselt tundmatu suurused. Ma ei oska hinnata, et kas nad minu on head või või ole. Üllatus siin mõned aastad tagasi, kui HTC veel nagu natuke meie turul tegutses ja siis ma avastasin, et Asus oli tol hetkel juba 3 korda suurem telefonitootja kui HTC, ma ei osanud seda arvata. Aga jah, iseenesest ka näiteks Motorola on selline firma, mis on aastakümneid vana ja väga tuntud, aga praeguseks ikkagi sellised noored inimesed ei ole kunagi kuulnud sellest, eriti kus Ameerikas ei ole. Tõsi ta on, aga me otsisime välja teatud hulga selliseid brände, millest me tahaksime rääkida. Mõned on rohkem tuntud, mõned vähem, aga natuke sellised mitte päris sellised tuntud nimed on nad kõik. Ma panime siia näiteks Cati, Honori, Xiaomi, Ulefoni, Realme. Mina tahaksin aga tänase Nokia sisse panna, sest minu jaoks on natuke arusaamatu, mis asi see on. Siis on olemas sellised nagu Meisu ja Oppo ja Vico. Ja just praegu, kui ma seda juttu ette lugesin, kirjutas keegi veel Tekno sinna. Mina kirjutasin, ma tahtsin küsida, kas teie teate sellist firmat nagu Tekno? No alustame siis lõpust, kes teab sellist firmat nagu Tekno, telefonitootja? Imre, sa tead? Ma arvan, et nendel hulkadel messidel ma olen neid nimesi kõiki näinud. Sinna võiks panna mitusada juurde. Ja, et tegelikult miks ma selle Teknosena kirjutasin sellepärast, et meie keegi praktiliselt ei ole sellest firmast mitte kunagi mitte midagi kuulnud. Tegemist on Hiina firmaga, mis on Aafrikas konkurentsiselt turuliider, enamuses Aafrika riikides. No. Ja järelikult on Hiina tootja. Just. Kas nendel on ka mingi seos Transioniga, sest Transion on nüüd viimases kvartalis tõusis maailma nutitelefonide tootja top 10-sse. Müüb siis, ma ei tea, mis ta müüs, 10 miljonit telefoni. Ja tegu on täpselt selle profiiliga, keda meie kunagi elus ei näe, Hiina tootja, kes müüb siis Aafrikasse, mudale 3. turgudesse. Aga me võiks rääkida tegelikult nendest, keda meil Eestis ikkagi näha on. Ja võtame siit nimega lõpust tegelikult Oppo ja Meisu äkki või? Aga õigmine Oppot, kas keegi teab, kus Oppot müüakse Eestis? Kas Eestis Oppot üldse müüaks? Ma tean, et need Oppo grupi ettevõtted, nii Vivo kui Realme on käinud Eestis ka mingite edasimüüjate kaudu siin Eesti operaatorite ja müüjatega rääkimas mingit diili, minu teada ei ole sellest tulnud, Imre võib-olla teab täpsemalt rääkida, aga ma tean, et nad on maad kompinud, aga siiamaani väga nagu siin meie kandis neid veel ei paista, et Kesk-Euroopas neid ikka liigub, et seal on nagu esindused olemas. No Oppot ennast ei ole, et Oppo on positsioneerinud ennast ikkagi nagu Hiinas sinna. Et meil kõige lähim on siis OnePlus, mis on sealt nii-öelda Oppo mütsi alt tulnud. Nemad on Oppo. OnePlus on Oppo oma. Kas on nii või?
No on tütarettevõte või jah, ühesõnaga samad omanike firma. Sidus. Ja ühtlasi ka Realme ja Vivo siis. Neli brändi, kes moodustavad kokku maailma suurima telefonitootja, millest keegi räägib. Oppo, OnePlus, Realme ja Vivo. Vivo, jah. Okei, need on kõik sisuliselt sama müts, aga erinevad PPK grupp on kõik, jah. Okei. Ja me näeme, ühesõnaga, need on siis Hiina enda ka brändid, eks ole. Et mitte nagu selline blaupunktilaadne liigutus, vaid et kõik ongi 100% Hiina. Ja erinevad siin paljudest teistest brändidest, kellest me räägime, siis nii Oppo grupp või siis sama 4-5 brändi, kellest me rääkisime ja Xiaomi koos Realmega on ju tegelikult ja Pocoga on ikkagi, neil on nagu reaalne tootearendus ja reaalne raha ja reaalne nagu, teevad asju. No aga sa tegelikult juba mainisid siin paari nime, mis teevad olukorra veel segasemaks. Poco Phone on telefoni mudel, mille taga on tegelikult bränd nimega? Ta oli Xiaomi bränd, praeguseks on nemad ka läinud lahku või spin-offitud, ma ei tea, kuidas eesti keeles, spin-off eesti keeles on, aga ühesõnaga, et see firma nagu osaliselt maha müüdud kellegile teisele. Aga ilmselgelt kasutaks siiamaani ikkagi Xiaomi tehaseid, jah. Oota, kas Xiaomi on veel eraldi selline hiiglane või? Nemad ei ole Oppo või on? Ei, Xiaomi on eraldi hiiglane. Neil on samuti 3 brändi, nagu Oppol on 4 brändi, eks Xiaomil on Xiaomi ise, see on Realme, mis on nende säästutelefonid ja siis on see Poco, mis on selline nišisäästu asi, mis peaks noortele huvi pakkuma kõige rohkem. Okei. Ma arvan, et teeme siia kohta pausi ja siis jätkame selle nimekirja kompamist. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Lähme digitunniga edasi ja me avasime selle laeka, kust pudenes välja väga palju nimesid. Ja ma ei tea, kas me oleme kuulele teinud asja selgemaks või mitte, aga nii palju me oleme joonistanud maha need piirid, et tegelikult Hiinas on mitu suur gruppi, kelle alt tuleb erinevad brände, kes on siis ka Eesti poodidesse jõudnud. Ja nende gruppide vahel, minu küsimus on see, et kas ühe grupi telefoni brändidel on mingi vahe või mitte. No võtame selle Xiaomi ja Poco ja midagi veel, et kas nende vahel valides on see ainult telefoni disain ja nimi või on seal hinnakvaliteedi valikus ka midagi oskata teha? Seal on hästi keeruline, et Pocot ja Realme'it tegelikult surutakse üsna agressiivselt odavasse hinnaklassi, aga samas nad ilmselgelt, kui nad on odavad, siis ka natukene sisu poolest on nõrgemad kui kallimad telefonid. Aga mis teeb see asja keeruliseks on see, et näiteks sama telefon võidakse anda välja Hiinas ühe nime all, Indias teise nime all, Euroopas 3. nime all, tegelikult on täpselt sama asi. Et see teeb seda asja nagu hästi keeruliseks. Ümre, mis sinu kogemused on? No meie kogemus on see, et kui keegi vaatab Elisa, ütleme koduleht, et miks seal ei leia mingit Pocot või Oppot, on ja, sest meie jaoks on see, et me ikkagi tahame ka järelteenitust pakkuda kliendile, on ja. Ja üldiselt need sellised brändid, esiteks tuleb neid üles töödata, me oleme päris mitut proovinud siin turul üles töödata, selle raha nii-öelda matmine ei too sellist edu. Ehk see on võib-olla selline esimene põhjus, miks ei leia päris tundmatuid asju meie riiulelt. Me oleme proovinud siin Alcateliga ja Motoga ja siis Meisu on meilt läbi käinud ja Just 5 on ja. Aga nad on ikkagi sellised ühe hiti artistid. Kui me vaatame nagu läbi aegade. See Just 5, kui mu mälu ei peta, kas need ei olnud mingid, kas need tulid Lätist või Leedust? Lätlased. Kes võtsid Hiinast sellise poolvalmis telefoni, panid oma logo peale ja põhimõtteliselt selline turundus- ja müügiorganisatsioon. Eks nad tegid arendust ka, aga selles suhtes arendus käis ikkagi Hiinas, aga... Ja, et selles mõttes on siin võib-olla natuke eriline ongi see meie nimekirjas olevast telefonidest nagu Vico, mis on meenutab kõige rohkem seda Just 5, kuna tegemist on Prantsuse brändiga, kes siis samamoodi Hiinast ostab ja müüb ja on millegi pärast seal Lääne-Euroopas Prantsusmaa Saksamaal üllatavad edukas. Loomulikult mitte nii edukas kui suured tegijad, aga neid on igal pool näha poodides. Kas keegi teades, kunagi olid need Alcateli telefonid on ja Alcatel eelmisest aastast muutus ju TCL-iks kõik telefonide liinid on ja, et meie jaoks
tundmatu tähekombinatsioon, mida võib-olla keegi leiab omal telerilt, aga maailmas nagu väga suurt edu tegelikult loonud. Ka mina mäletan, käisin ise koha peal Elisas sellel pressiüritusel, kus Alcateli hiinlased olid kohal ja lubasid piimajõgesid ja pudrumägesid seda, kuidas nad Huawei kohe Euroopa turult välja tõrjuvad ja kuidas nemad annavad kiiret softi uuendusi ja siis saime sealt kohe demotelefoni, mis ei saanud mitte kunagi mitte ühtegi softi uuendust. Et ühesõnaga, et tegelikult lubadusi on palju olnud, aga reaalset tööd on nagu vähe. Ja mõned asjad ma siit nimekirjast saaks veel nii-öelda kohe maha, eks ole, et Honor on Huawei odavam sõsarbränd. Muideks, Honor on müügis. Ja, Honor on müügis. Honor on nii-öelda nagu siuke sõsarbränd, aga ma ei ütleks, et ta on nagu odavam, selleks, et kohati Honori mudelid tehniliste andmetega nagu löövad Huawei üle. Aga Eesti mõistes on tegelikult ametlikult jagatud nii, et meil on Huawei ja Soomes on Honor. Nagu, et see on nagu siuke Baltikum versus siis Skandinaavia nagu jagatud. Vahepeal oli neil see poliitika, et operaatoritel oli Huawei ja siis muudel retailil oli Honor, eks. Eks nad on katsetanud siin igat asja. Aga minul oli ka kunagi mitu aastat Honor 8 ja ma olin sellega väga rahul, sest oli omas ajas nagu väga hea hinnaga. Aga kas Honor on nüüd ka on ameeriklaste viha alla langenud ja tal on sellepärast, kuna Huawei on kuna tootja on Huawei, siis komponentiga on sama probleem ja sellepärast Huawei üritabki Honori brändi praegu maha müüa, et saada sellest lõhast lahti, eks nii-öelda, et see brändi väärtus alles jääks. Ja siis meil mõned on siit veel läbi käia. Mis asi on see Ulefone, mis on viimasel ajal Eestisse tekkinud? Väga väike hiinlan ikkagi, et pigem selline asi, mida mina osta julgeks, ütleme niimoodi. Et ta on tegelikult erinevalt teistest hiinlastest, millest me rääkinud oleme, seal nagu pigem kipub sedamoodi olema, et leiame odava tehase, kes meile midagi teeb ja siis seda ei turunda, vaid müüme odavalt ja pärast on kasuta üksi. Ja muidugi teine asi on see, et selliste päris tundmatute Hiina brändidega on alati see oht, ega sa ei tea, mis softi sa seal saad peale, et kas milliseid tagauksi või suuri pugisid see sees võib olla. Imre juba seda järelteeninduse küsimust mainis, ma tegelikult tahaks seda nagu laiemalt esile tõsta, et ütles, et minu kogemus praktiliselt kõigi telefonidega, mis mul on olnud, on see, et mingil hetkel tuleb nendega midagi kuskil käia tegemas. Kas läheb klaas katki, ma ei tea, taga see korpus, ma ei tea, kriimustub või mõraneb ära, võib-olla mingi, ma ei tea, sabett või kaamera mingi komponent ütleb üles või tahad mingil hetkel akut vahetada või alati midagi tuleb nagu teha. Kuidas nendega kõigiga on, et kas on mingit lootust üldse, et saab midagi teha või ei ole? No see on hea küsimus, et neid brände, mis meie riiulilt ei leia, siis me olemegi hinnanud selle järelteeninduse enda jaoks nagu mitte piisavaks. Et see on nagu üks põhjuseid tootevalikus kindlasti meile, et keegi pakuks nagu kvaliteetset järelteenindust. Ja osade saadavust selleks, et aeg-ajalt on see, et küll on hoolduspartner olemas, aga osas ei ole saada. Et siin ajalukku tagasi vaadates siis on ka juhtunud see, kus me eraldame lihtsalt oma laost 100 telefoni nii-öelda varuosadeks, et saaks klientide telefoni remontida, aga see ei ole nagu meie põhiäri. Ja siis tavaliselt need abielud seal lahku lähevadki. Jah, see on üldiselt on nagu väga hea on olla Eestis vähemasti iPhone'i või Samsungi omanik. Sellepärast, et igas kaubanduskeskuses on mingi putka, eks ole, kuhu sa saad minna ja öelda, et tehke ära ja tehaksegi ära ja sa ei pea hakkama seda telefoni kuskile teisele poole maakera saatma või mingisugune 2 kuud ootama ja väga palju maksma, et seal oma sellised plussid kindlasti on. Muide, ma vaatan meie kella, et meie saateaeg on täis tiksunud, me oleme unustanud ennast lobisema, et loodetavasti meie väga kiire selline sukeldumine sellesse maailma tõi kellegi jaoks selgust. Ja mulle tundub, et siin on teemat, millest veel tulevikus edasi rääkida, aga ma tänan kõiki osalejaid saates ja loomulikult kõiki kuulajaid ja meiega kohtute uuesti nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.